Tervist, kallid tennissõbrad! On esmaspäevane päev, kui hakkame salvestama juba maikuu teist matšpalli podcasti ja seekord on meil stuudios külaline. Taas kord läheme natukene ajaloos tagasi, Eesti tennise ajaloos, aga mitte liiga palju, vaid üks uuema ajastu meesmängijaid on meil külas. Tere tulemast saatesse esmakordselt, Mait Künnap. Tere! Ja Riho Kallus ka mul abiks. Tere hommikust! Ja mina saatejuht Gunnar Leheste. Tuletan meelde, et meid saab kuulata nii Delfi taskust kui ka Spotify rakendusest ja võib-olla mõnest podcasti rakendusest veel ja meil on ka meiliaadress tennis@delfi.ee. Ootame küsimusi, mõtteid, ettepanekuid, lihtsalt tagasisidet. Aga Mait, kuidas Pärnus tenniseelu? Tenniseelu käib Pärnus. Küll natukene vaiksemas rütmis võib-olla kui siin 10, 8, 15 aastat tagasi, aga tenniselu käib. Mis on Pärnu tennise võib-olla kõige suuremad mured ja rõõmud hetkel? Kuna Pärnu on ju väike koht, siis ütleme, et mängijate leidmine sihukesel kas või heal Eesti tasemel on päris keeruline. Tänapäeval vähemalt. Aga ütleme siin mõni aasta tagasi ja 10 aastat tagasi siis oli seal 10-15 väga korralikku mängijat Eesti tasemel. Edetabelitest nii esimest kuni 10. kohani oli neid seal väga palju mängijaid. Aga täna on, ütleme, kui terve Pärnu linn võtta kõik klubid kokku, siis panna noormängijatest mingit enam-vähem sama võrdset, sama tasemega gruppi, sama vanuses kokku. Terves Pärnu linnas on täna väga keeruline, mis oli 10 ja 5 aastat tagasi võimalik. Kes on praegu Pärnu number 1 tennisist peale sinu? Peale minu. Pärnu number 1 tennisist on äkki Jan-Elmar Sarapik, kes tegelikult ei ole minu õpilane praegu. Aga jah, rohkem seal kedagi sellist top 10 ei olegi. Kui vana poisiga on tegu? 14. Ja on lootust, et tuleb mängija? Ütleme, et treeningtingimused ja finants ei ole tal kõige paremad, ehk siis ma arvan, et see tulevik võib-olla ei ole kõige roosilisem. Et tead omas käest, et finants on tennises ikkagi väga oluline komponent. On. Ma arvan, me jõuame sellest veel rääkida, kuidas sa omal ajal neid finantse kokku said, aga nagu me ikka oleme oma külalistega viinud nad ikka täiesti algusesse tagasi, et sündinud oled sa 82. aastal, kes veel 80. alguses kuulsatest tennisistidest on sündinud, seda võime ka veel hiljem rääkida, aga kaua siis läks enne, kui tennisereket pihku sattus ja millistel asjaoludel? Tennisega ma alustasin 8 aastaselt, ehk siis 90. aastal. Et enne seda ma tegelesin jalgpalliga 1 aasta enne seda ja tegelikult spordi juurde ja tennis jalgpalli juurde ma sattusin tegelikult täiesti juhuslikult. Et eluaeg ma olen olnud aktiivne selgest õues paljude passu. Ja kunagi oli Pärnu Kekk oli selline asutus oli ja siis mul ema töötas seal ja ma käisin seal hallis seal korvpalli mängimas ja jalgpalli mängimas. Üks jalgpallitreener oli Pärnus Tormiraid, kes siis kõndis sealt mööda ja küsis mu ema käest, kas see on sinu poist, ütles, et homme tuleb trenni, et tundub päris osav poiss olema. Nii ma sattusin jalgpalli juurde 7-aastaselt ja 8-aastaselt sattusin tennisesse ka tegelikult täiesti juhuslikult, kuna mu vanem vend Kardo Künnap, kes tegeles võrkpalliga, soovitas mu emale, et ma läheks proovima tennist. Ja siis miks just tennis, kust tal selle mõtte peal tuli? Ma ei tea isegi, ju tal siis meeldis ja arvas, et ma võiksin proovida, kuna mul pallimängud tundusid, et tulevad natukene lihtsamini võib-olla kui muud spordialad. Ja siis läksin proovitrenni, algus öeldi, et kohad on täis juba sügiseks, ma läksin augusti lõpus, ma läksin liiga hilja. Ja siis esimene treener Rein Holter, kes oli mul, ütles, et okei, mine löö siis vastu seina natuke, et ma vaatan, mis sel sa oled. Ja siis ma lõin vastu seina ja siis esimest korda hoidsin ilus reketit käes, ma arvan, ma sain äkki 50 korda ikka vastu seina pihta palli reketiga. Ja siis ta vaatas, et esimest korda päris hästi, et siis võttis mu ikkagi gruppi vastu. Kas esimene reket on alles? Ei ole. Mis on kõige vanem asi tennisest, mis sul on alles? Ma arvan, et Anteloop reket, mis oli soomlaste toodetud äkki kunagi. See on aastast, ma arvan, ongi 92-93. See mul on alles, ehk siis selline uunikum on, aga mingid mini-D-d või mini-C-d vanast ajast sellist ei ole hetkel. Aga sa, Mait, olid päris kaua olid ju jalgpalli juures ka ikkagi ju? Jaa,
kuni 12 aastani. Tegin paralleelselt nii tennist kui jalgpalli. Kuidas need kaks asja omavahel sobisid? Väga hästi sobisid. Et lihtsalt valik oligi raske, kuna mõlemas kuulusin Eesti paremikku, ütleme nii jalkas kui tennises. Jalkas ma olin ründaja ja Eesti, ma arvan, turniiridel enam-vähem kogu aeg suurim ärakütt, ükskõik mis turniir oli. Kas sind sunniti tegema valikut või sa ise langetasid valiku tennise osaks? Ma ise valisin. Said aru, et enam ei jõua mõlemad? Jah. Aga tennises, kui kiire see areng oli? Mäletad sa, millal hakkasid esimesed võidud tulema noorteklassides? No esimesed suuremad võidud hakkasidki, ma arvan, 12-13 aastased tulema, sest alguses, ma ei mäleta siis edetabeli kohta, ma ei mäleta, aga alguses kuni 10-11 ma küll mingi tegija ei olnud, ma arvan, kas ma 8 hulgas olin, pigem mitte. Et esimesed mängud olid, mäletan kunagi isegi mängisin Ott Ahaneni vastu, tervitan Ottisit, kui ta kuuleb. Et Nõmmel oli seal siuke kaarhall vaiba peal ja see oli minu elu esimene turniir ja tema käest ma geimi ei saanud, seda mäletan. Seal ma sain 2 muna ikka väga kiiresti, ma 40 minutiga või midagi. See oli mu elu esimene turniir. Elu esimest Eesti meistrivõistluste finaali mäletad? Ei mäleta, aga ma arvan, see on poisid 14. Poisid 12 ma veel kaotasingi minust Otile veerandfinaalis Kadriorus 3. väljakul, äkki ma sain 2 geimi või. Küll mängisime 2 tundi seal, aga mingit santsu ei olnud tegelikult lõpuks. Küll Otil on hea kuulata seda saadet pärast. Jah, ma arvan küll, ta on väga rahul. Aga täiskasvanud finaalis, kas mu andmed peavad paika, et esimene kord oli 2000? Jah. Ja Andrei Luskin? Nõmmel. Jah. Ja. Kuidas see mäng läks? See oli 4 setis läks, ma mäletan talle. Aga ma seisu nii täpselt ei mäleta. Kas Luskin, kuidas tol hetkel vaatasid tal alt üles, ülevalt alla? Alt üles ikka. Kõikidele suurtele inimestele tuleb ikka alt üles vaadata. Kes veel toona olid need mehed, kellele sa järgnesid nii-öelda? Kes seal oli? Alti Vahkal oli ja Rene Busch oli ja nemad olid nagu sellised põhilised. Andres Vasand oli juba, keda ka järgisin kogu aeg. No, varakult hakkasid tulema, või mis varakult? Hakkasid tulema artiklid, et Maidust loodetakse nüüd järgmist meie staari peale Võsandit. Palju sa neid asju lugesid, omaks võtsid, ise ka endale teadvustasid, et sinult toodetakse päris palju? Palju ma lugesin? Ma arvan, ma lugesin ikka. Palju ma teadvustasin? Ikka teadvustad. Aga palju sellele mõtled sellel hetkel, kui sa trenni teed või tööd teed? Pigem ei mõtle sellele. Riho, kuidas sinu esimesed mälestused Maidust? Minul tuleb ikkagi meelde see, et Mait siin rääkis, kuidas ta 12 vanuseklassis Otile kaotus, aga tegelikult sa ju tõusid ülikiiresti ju ikkagi Eesti tippusest. Kas sa olid 16-aastaselt Davis Cupis juba esimest korda vist või? Ma olin. Et tegelikult sealt ei läinudki palju aastaid mööda, kui sa juba mängisid seal Alti Vahkaliga otsustavaid paaris mänge Davis Cupidele. Et see oli päris varakult. Jah, 16-aastaselt, see oli 99 aasta oli minust Kadriorus mängisime seal, kui Endel Schiff oli Eesti tenniseliidu president ja siis me 3. liigast tõusime 2. liigasse ja see oli 16. Ja seal oli, mul natuke oligi õnne, tegelikult ma arvan, ma ei olnud nagu põhimees mänguks, aga oligi, Alti Vahkal oli kergelt vigastatud ja siis ta ei saanud üksikmängu mängida ja siis ma sain tema asemel nagu mängida ja mängisime väga edukalt. Kas Harri Neppi oli siis toona kapten? Jah, Harri Neppi oli siis kapten. Mäletad seda telefonikõnet, et noor Mait, tule appi? Ei, seal ei olnud kappi, ma olin nagu koondise nimekirjas. Ei olnud küll põhimees, aga selles mõttes ma olin selles nelikus, kes siis pidid Eestit esindama. Ta nimeta see nelik ära, kas need olid siis Busch, Luskin, Vahkal, sina? Jah. No, sa võitsid 4 üksikmängust 3 ja 3 paarist mängust 2, et debüüt oli päris edukas. Oli. Milline see atmosfäär oli, mäletad sa seda väljakut päeva? Ja mäletan, et Kadrioru väljakud olid ikkagi rahvast täis. Et viimati võib-olla oli rahvast täis oligi, kui Eesti meistrivõistlus 2007 oli. Ma arvan, enne seda 99 siis oli ikka rahvast täis ja teleülekanded olid ja siuke väga korralik üritus oli sellest tehtud. ETV-s, jah. Vastased olid nüüd, kui ma ei eksi, siis Zambia, mis riik selle Mon taga peitub? Monaco, ma arvan. Monaco. Siis oli Moldova, Armeenia ja Leedu. Ja nagu siis öeldud, Busch, Luskin, Künnap, Vahkal.
no Davis Cupil jõudsid sa päris palju mängida, tead sa ise ka, mitu korda sa Eestit jõudsid esindada? 12 korda. 12, okei. Ma ise mõtlesin 11, no siis on 12. Sa, tuleme su täiskasvanute treenerite juurde ka, et need on olnud siis Alo Ojassalu ja Harri Nepi. Mäletad sa, kuidas sa Ojassalu käe alla sattusid? Ojassalu käe alla sattusin niimoodi, et ma tulin Tsikki, Tallinna spordi internaatkoori 96. aastal, ehk siis 13-aastasena sügisena mu sünnipäev sain 14, et tema juurde ma sattusin tänu selle, et ma tulin Tallinna spordikooli. Ja Ojassaluga ühel hetkel sattusite ka Saksamaale treenima? Jah, treenisime seal, oligi 90, see oligi 98, 99. 98 talv läksime, 99 seal sai nagu väga korraliku põhja alla, see oligi üks põhjus, miks ma ilmselt 99 Davis Cupil nii hästi mängisin. Kas toona nii-öelda välismaale sinu puhul Saksamaale minek oli vältimatu või oleksid saanud ka Eestis edasi pusida? Ma ei usu, et oleks saanud. Treeningtingimused ja ega neid mängijaid nii palju ei olnud, keda tol hetkel võtta ja treenid toimusid Kalevi spordialis puupõranda peal enamus kordadest. Seal see ei ole päris tennis, ma arvan. Palju meil nüüd üldse Eestis tol hetkel või Kalevis? Okei, Tsikis lõpetasid, siis Kalevis harjutasid, aga palju, kuidas Tallinnas väljakutega lood oli? Et midagi oli ikkagi veel peale selle Kalevi? Õues olid alati tingimused, Kadriorus ja Hernes sai mängida. Põhiliselt Hiiul ka igal pool, aga sees oligi, kas oli Kalevi spordiall, oli Kadriorg, ega sees rohkem mõndki vist väga harva sai ka seal Nõmmel käia selle samas Kaarallis ühel väljakul. Aga põhilised treenid olid Kalevi spordiallis, siis tulid Kadriorg ja siis tuli Nõmme. Pean tunnistama, et Aloga natuke neile rääkisin ka. Saksamaal olid sul treeningpartneriteks enamasti top 200 vennad ATP-s. Oli siuke tummine seltskond? Jah, tummine seltskond oli, jah. Tol hetkel nad veel ei olnud 200, aga nad suht kiiresti jõudsid sinna, oli üks Austria poiss ja üks Saksa poiss ja siis sai seal mõnda noortematega treenida. Hea punt on, jah. Meil oli nagu kõik tingimused loodud, meil oli seal füüsilise treener, tennise tingimused olid ja siuke hea väike linnakene, siuke Pärnu suurune oligi. Mis linn oli? Singen, siuke ka 40-50 000 elanikku seal. Ega seal vist ainult tennisele keskenduda saigi, et mingi muid ahvatlusi väga ei olnud? Ei olnud, jah. Alo, mis ta sul andis treenerina kõige rohkem? Kas kasvatas sind kuidagi inimesena, mängijana, aitas uuele tasemele, kuidas sa selle ajastu kokku võtaksid? Seda perioodi palju ei olnud, 97-98? Ei, ma arvan, et kõike parasjagu. Inimesena, treenerina, kuidas nagu elus paremini toime tulla ja ma olen talle väga tänulik selle väikse ajast, mis ta suutis mulle anda. Aga kuidas sul niimoodi sattus, et sa ikkagi tagasi tulid? Saksamaalt. Ja Saksamaalt. Et kas sa ei tahtnud nagu veel edasi minna või olid sul, mis valikuvariandid sul tol hetkel olid? Ega mul ei olnudki, tegelikult ma tulin tagasi siis 99, siis ma treenisingi enamjaolt Eestis ja võistlesin, aga võistlus oli juba nii palju, et ega ma kuskil väga peatuda ei saanudki ja siis ma panin juba üksi põhimõtteliselt ringi. Eluaastaks 16 käisin võistlustel juba täiesti oma pead. Ega see Saksamaal harjutamine ka tasuta ei olnud, ma arvan. Et kuidas seda finantsi tollal sai? Tollal nüüd päris täpselt ei teagi, äkki oli tenniseliit, ma arvan, ja Alo ilmselt ajas need asjad ilusti välja. Et ma nüüd päris täpselt ei tea, kes seda nüüd lõpuni toetas. Sest elamine mul oli Saksamaal, ma elasin ühes väga vahvas peres, kellega ma siiamaani suhtlen nagu aastas 2-3 korda. Pere mängib ka tennist? Pere mängisid ka kõik tennist ja poiss oli minu vanune, küll seal tase natuke nõrgemad, aga trenni otseselt väga palju ei teinud, aga väga tore perekond ja kes siis võttis mind vastu pärast ka, kui ma olin siuke 17-18, kui ma veel seal klubimänge mängisin nende klubi eest. Ma sain nende juures alati peatuda ja see oli ka, ma arvan, päris suur kokkuhoid nii söögi mõttes kui elamise mõttes. Pärast Saksamaa perioodi oli ka väike Hispaania periood. Harjutasid Hispaanias. Räägi sellest, kus see oli ja mis siis sealt kaasa anti? Harjutasin Bruguera akadeemias, Barcelona lähedal.
ja sealt anti kaasa, ma arvan, väga kõva distsipliin ja väga kõva töötahe. Et ma ei olnud elus, ma arvan, nii palju trenni ja tööd teinud, kui selles akadeemias nagu tuli teha ja nõuti. Et ma arenesin seal füüsiliselt väga palju just, ütleme 8 kuuga, 7 kuuga, et ma läksin sinna 2000 vist läksin. Jah, 2000 sügis, ma arvan. Ja võistlusi ma mängisin 8 kuu jooksul suht vähe, ma arvan, tegin väga palju trenni. Kohalikke turniire mängisin ja satelliite mängisin seal. Aga põhirõhk oli nagu trenni tegemisel. Kas praegu eraga ka kokku puutusid või? Isaga või pojaga? No, mõlemaga. Isaga vähem, aga Sergiga isegi tegime 2 trenni. Ühe korra mängisime setti ja ühe korra tegime korraliku stabiilsustrenni. Kas Hispaania periood sind mängijana ka selles mõttes muutis, et kas su mängustiil muutus hispaanlaste sarnaseks, sellist palja tagasi ajavaks? No ma arvan, et natukene muutus, jah. Võib-olla natukene muutus passiivsemaks, natukene võib-olla sellist Hispaania stiili rohkem hakkasin arvestama küll, mis võib-olla tagantjärgi võib-olla on siuke nii ja naa, et võib-olla mu individuaalsed oskused ja siuke iseloom pigem on natukene, oleks teistmoodi olnud. Aga füüsilise poole pealt, noh, ma pole elus, ma arvan, nii hästi tundnud kui pärast seda perioodi seal. Kuule, aga seal oli tegelikult selline sinu tippaega, ütleme, ja need aastad, kui sina mängisid ka tuuri peal, nii palju kui sa said mängida tuuri peal, oli tegelikult ju niimoodi, et vanem generatsioon, Alti ja Bush ja Luškin, nemad põhimõtteliselt olid juba lõpetanud enam-vähem. Ja ikka päris mitu aastat olid ju Eestis ainult sina ja ainukene mees, kes oli ATP tabelis. Neid aastad oli päris mitu, kas sul tuleb meelde, sest et noh, siis tuli su järgmine seltskond, Jaak ja Jürgen ja Voova ja nemad on palju nooremad, et sa olid ikka ju üksinda päris pikalt. No ikka väga pikalt, jah. Ma arvan, see oligi aasta seal 2000 kuni siis 2006-2007, jah, et siuke 6-7 aastane periood oli, jah. Ja siis mul tuleb veel meelde, et 2001 sain südamelihase põletiku endale. Et ma siuke pool aastat ju ei treeninud üldse tegelikult. Kuidas see avastati? No see avastati nii, et selles süüdlane on tegelikult ikka mina ise, mitte keegi teine, sest väikse siukse vimma pealt, väikse palaviku pealt, köhanohu pealt sai veel kõvasti trenni teha. Ja siis lõpuks oli organism nii nõrk, et ei olnud enam isegi nagu kõndida kergelt. Aga alguses mõeldi, et on kopsuklamüüdia, tol hetkel oli see mingi populaarne sportlaste haigus. Aga lõpuks tuli välja, et koormustestid ja kõik, mis tehti, et kui klamüüdia oli korras juba näitajad, siis enesetunne oli sama ja tehti koormustestid, siis näitas, et on südamelihase põletik. Ja kui vana sa olid? No see oligi 2001, ma olingi 19. Aga see on vist tennisi, üldse sportlaste puhul tavaline, et väike haigus küljes, et mis see mulle ikka teeb, et ma lähen teen selle trenni ikka ära kohustundest, jah? No umbes niimoodi, jah. Ja mitte lihtsalt väike, vaid intensiivne trenn, et ma arvan, kui mingi kergelt teed, see ei ole kull, aga kui sa nagu intensiivselt teed, siis see paneb sulle põntsu, aga sellest ma olen õppinud, ma arvan. Kui noored seda varakult ise praktiseerima hakkaks, et tõmbaks korra stopi peale, siis küll meil oleks palju terveid tennisiste. No, täna. Ilmselt küll, jah. Aga ma enne mainisin sinu sünniaastat. No, sa ise tead, kes sinuga koos samal aastal tennisistidest on sündinud? 82 täpselt. Jah. No, Robredo vist on seal. 82. Kes endiselt, ütleme, tippmängijad on. Aga 81, 82, seal vanuses on neid väga palju. Seal on Rodik, Nalbandian. Federer. Just. Seal on veel Feliciano Lopez on seal, Michael Južni on seal. Hewitt, Davudenko. Ja, seal on neid väga tihe seltskond on, jah. Palju sa nendega üldse tuuri peal kokku puutusid ja kas üldse? Nägid sa neid kõrvalt või räägiti nendest, olid nad sellised nimed, kellelt oodati? Ütleme, et seal noorteklassis 16 kuni 18, seal nendega sai päris palju turniire koos isegi mängiti, Euroopa meistrivõistlusi ja ma olen mänginud Rodikuga isegi Eddie Herril, poisid 16. Kuidas see mäng läks? 6-2, 7-6 Rodikule. Kobistas kurat Rodik. Kobistas, jah. Et ma oli tegelikult 5-4 ees, teises 2 setpalli, aga siis oli üks ässe, üks selline serv, et teine löödi eeskäega ära, et see ütleme 2 setpalli peal Santsu on, nii nagu ta mängis, on ju serv ja eeskäsi, et siis ta mängis juba samamoodi. Kas ta oli siis juba tuntud nimi?
Ma arvan, ta oli Ameerika 3. või 4. number tol hetkel. Ameerika esinumber, sellest ei kuulnud pärast midagi. Ja mäletan nimegi ja teine oli Marty Fish. Väga andekas mängimas, jah. Jah, et Fish oli tol hetkel, ma arvan, Ameerika pigem number 1 ja Fish oli ka meie vanus, keda me ei maininud, kes oli ka top 10. Tegelikult, et see seltskond on väga, väga kirju, jah. Rogeriga ei puutud kokku? Rogeriga, ei, me mängisime ükskord, oli Šveitsis, mängisime satelliiti. Ma arvan, see oli ka aasta äkki 99 võiski olla või? Kevad. Võitsid? Ei, ma ei tea, kas ma mängisin. Ma ise ei ole nagu päris kindel. Turniiril mängis, samal turniiril Samal turniiril mängis, aga ma ei ole tema vastu mänginud. Šveitslastest olen mänginud Vavrinka vastu. Aastal 2000 oli see vist. Kusjuures ma ise seda ei teadnud ja Alo mulle seda näitas mingit tulemust. Ma ise ei mäletanud. Mina olin siis 19 just ja Vavrinka oli äkki siis 16. Hispaania satelliidi esimene kvaliring vist või midagi. Ma võitsin mingi 7-5-6-1. Ma ei mäletanud seda mängu, ma tõesti mäletan. Nii, Gunnar, saate pealkiri on olemas. Künnap võitis Vavrinkat. Jah, mees, kes on võitnud Vavrinkat. Ei, sellised Skype'id on tore meenutada. Huvitavad lood, jah. Mait, ma tahtsin sellest küsida ikkagi, et tegelikult see oli päris keeruline ja raske periood, et kui sa nüüd mõtled selle peale, ma ise mäletan, mul on sinuga seoses ka oma ette lugusid ja olukordi siis, kui hakkasin kunagi neid Saaremaa Openi turniire tegema ja toetusturniire alguses oli lihtsalt rahaturniirid, et sulle raha korjata ja sa mäletad kõiki neid aegu, on ju. Et kui palju sul tegelikult selliseid aastaid oli, kus sa said nagu täis tuuri ära mängida, et sa mängisid tõesti nagu nii palju kui vaja oli, et kas sul oli üldse sellised aastad, sest ma tean, et sul oli ju tegelikult ikka kogu aeg niimoodi üles-alla ja tegelikult ega sul ei olnud ju niimoodi, et sul oli sponsor selja taga ja mine ja mängi. No ütleme, ma arvan, noorteklassis võib-olla ei seal midagi vajaka turniiride poolest. Aga täiskasvanutes ma arvan, ma sain ikkagi enam-vähem aasta kõik ära mängitud turniiride poolest. Loomulikult mul ei olnud raha seal treenerit kaasa võtta või kedagi. Aga turniiride poolest ja reisimise poolest ma arvan, et see on nagu turniire küll väga palju mängimata ei jäänud nagu raha pärast. Turniirid nagu, need said ikkagi mängitud. Aga tol hetkel juhendas siin siis veel, kes Eestis? Kui sa tuuril olid? No ikka Harri võttis mind mõnikord ette, jah. Aga väga tihti tuli ju ise ka kellegi helistada, otsida sparring, kellega mängida. No ühe sinu endise sparri partneri ja ka hilisema paarismängu partneriga ma eile ka natukene rääkisin, palusin talt lahedaid meenutusi. Jürgen Sopist on jutt. Ma võib-olla loen mõned hetked ette, sest Jürgen vastas päris südamlikult. Ta ütles, et Maiduga on tal palju ühiseid tennisemälestusi. Esimesena meenub aasta 2002, kui ta mängis 14-aastasena esimest korda kaasa täiskasvanud eestikaid. Kaotas Maidule teises ringis 6-1-6-1. Olin teda varem treenimas ja kodustel Davis Cupidel tribüünilt näinud. See oli minu jaoks suur asi tema vastu mängida. Treeningutel puutusime kokku rohkem Audentese ajast, kui Jürgen oli 16. Väga jäi silma Maidu professionaalne suhtumine treeningutesse. Mäletan, et proovisin temaga trennides maksimaalselt pingutada ja hea mulje jätta, et ka järgmine kord tahaks minuga trenni teha. Oli Jürgen hea sparr? Oli. See kõik, mis ta ütles, ma olen õige, proovis alati maksimumi teha trennis ja siis järgmine kord saime uuesti harjutada. No teil kujunes päris pikk selline paarismängu partnerlus välja vist? Jah, ütleme tavaturniiridel me võib-olla nii palju ei mänginudki, aga Davis Cupis jah, et igal võimalusel, kui me võistkonnas olime, ma arvan, me olime põhituua kogu aeg ja meil nagu see klapp oli väga hea omavahel. Jürgen on meenutanud eriti Davis Cupi paarismängu Tallinnas Tondirabas Sloveenia vastu 2007, kui sa olevat olnud selles 5-setilises mängus eriti hullus hoos. No ju ma siis olin, kui ma ütlen, aga ma arvan, et see on üks meeldejäävamaid Davis Cupi üldse. Ma arvan, minu jaoks ka, sest kõik mängisid hästi, mängisime endast ikka tase kõrgema tiimi vastu, ma arvan, tol hetkel. Mis meid siis soosis, võib-olla oli see väljaku kate, see kiirem väljaku kate. Ja samamoodi tribüünid olid rahvast täis, et ma arvan, see oli 600-700 inimest oli küll kõik, mis sinna mahtus
tuldi nagu kaasa elama ja ma ise see oli sees väljas? Sees, Tondirabas, jah. Ja noh, ma ise mängisin väga hea nädalavahetuse, nii et jah, otsustava mänguga me lõpuks küll kaotasime, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, mängisime väga hästi, väga tugeva võistkonna vastu. Sa võitsid sellist meest nagu Marko kuidas see nüüd hääletades? Kaalets, endine 243 üksikmängus, see oli kõva skalp. No oli, jah. Kuigi ta tegelikult, eks ta oli rohkem liivamänge ka, aga ega siis neid tuleb ka ikkagi võita, nii et sa pead ise hästi mängima, mitte väljaku kate on ka oluline, aga mitte iga kord ise pead ikkagi mees olema ja parem olema. No igal juhul soojad tervitused edastab Jürgen. Rääkides maailma edetabelist, siis ma kohe leian su parima edetabeli koha ka üles, vist sa ilmselt tead peast. 705 üksikmäng. Et mis sa selle kohta ütled, et kribeldab natukene, et ei jõudnud sinna ülespoole murda või lihtsalt aeg ja võimalused olidki sellised, et see polekski võib-olla loogiline olnud? No ma ei tea, kas mina nüüd olen kõige õigem inimene sellele vastama, aga ma ise usun küll, et ma oleks võinud olla kõrgemal, kui palju kõrgemal, 200, 300, 400 kohta. No, seda on väga raske öelda. Aga jah, mingeid vabandusi ei ole vaja otsida ju, siis tase oli täpselt selline tol hetkel. Ainukene, mida ma oleks võinud võib-olla teha varem, oleks võinud võib-olla spetsialiseeruda paarismängule. Võib-olla tagant järgi siuke seal sa jõudsid 300 milliga. Jah, aga paaris ma arvan, seal oleks võinud päris kõrgel tasemel kaasa lüüa. Olid sa rohkem võrgumees? No jah, võrgumees küll, jah. Selles mõttes, et kui ikka kiiremad kated olid, siis tagajoonelt ma ei mänginud. Ikka tulin kogu aeg võrku igal võimalusel ja mul meeldis võrgus mängida. Mul oli hea serv, hea volle. Osav suhteliselt, ma ise arvan. Et siis sobib mulle see paarismäng väga hästi. Kui me veel mänge karjäärist räägime, enne kui sinna tänapäeva ja rohkem hakkame jõudma, siis mida sa ise loed oma sääravamateks hetkedeks, mis number 1, 2, 3 meelde tuleb? No ma arvan, number 1 on, kui ma tulin esimeste ainukest korda üksikmängu Eesti meistriks täiskasvanutes, see oli 2004 Pärnus, oma kodulinnas. Ma arvan, see on nagu päris tähtis, sest ma 2003 vist ikka. Või 2003. Oskar Saarnega. Jah, okei, 2003, jah, aasta eksisin. Ja siis ma arvan, et ikkagi sellised 2 või 3 ITF-i finaali üksikmängus ja paaris neid võite tuli natuke rohkem, ma arvan, üle 20 ikka oli kindlasti neid paarismängu ITF-i turniiri võite ja siis mõned meeldejäämad Davis Cupi mängud ka kindlasti, seesama 99, siis seesama 2007 Sloveenia vastu ja Davis Cupi võistkonnad on minu arust alati olnud väga hea seltskond on olnud, kõik on hästi läbi saanud ja väga hästi toiminud. Tribüünil oli ka hea seltskond, eks? Tribüünil on alati hea seltskond. Mina olen kõik need matšid tribüünil, ma mäletan, ma olen nii palju mänge näinud ja sinust alati 2 asja, mis nagu eriti silma torkasid. Üks asi on see pühendumine ja võitlusvaim, et mida raskem olukord, seda rohkem näed, et Maidu silmad peas põlevad alati ja muidugi suune füüsiline ja kiirus väljakul, see oli täiesti fenomenaalne, et sellest on kõik tenniseinimesed alati rääkinud, need Maidu jalad. Aga mul tuleb meelde üks Saaremaa Open. Sa mäletad kindlasti, mis Saaremaa Openist ma praegu räägin, ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et mäng prantslase Axel Michoniga. Minu arust sa olid tiebreakis äkki 5-2 sees või otsustavas setis. Väga-väga lähedal oli see matši võit Maidul ja lihtsalt võrdluseks, et see sama poiss, ta oli ka maailma 200 hulka jõudis ja ta oli teise prantslasega Guillaume Ruffiniga koos olid Saaremaal ja see teine prantslane jõudis maailma 80-ndaks kuskil, oli väga kõrgel. Ja see sama matš läks nagu nii napilt Maidul ära ja see vastane Michon võitiski selle turniiri. Et ma mäletan, see oli selline nagu väga-väga lähedal oli Maidule seal Futures turniiri, ei saa öelda, et võita, aga ütleme, ei tea, kuidas see finaal oleks läinud, aga ma mäletan, et see oli selline väga-väga raske emotsionaalselt oli see turniir. Sa mäletad ise seda ilusti? Mäletan, jah. See keskmisel väljakul mängis peale vihma veel. Ja see väljakud olid aeglased ja kuidagi seal jäi pall mängu ja see oli selline poiss, kes hästi grindis ja mängis tagasi ja läks aeglasemaks kogu aeg, et ja lõpuks see libises ära käest, ma mäletan. Mäletan, ma olin päris pahane peale mängu. Ja mõned reketid läksid seal vist isegi. Paar tükki läks. jah. Olid see suur reketite loopija? Ei olnud. See oli vist ainuke kord. Ei, ikka natuke rohkem, aga mitte jah, suur. Mis on suur ja mis mitte, aga jah, mõnikord
seal Saaremaal näiteks juhtus. See oli tore lugu, see sama prantslane, see Guillaume Ruffin. Ta oli hea mängumees. Väga hea. Sattusin vist aasta hiljem, sattusin Prantsusmaa lahtistel mängijate lounge'i. Vaatasin kõik absoluutselt maailma tipud seal jalutavad, Federerid, Nadalid ja Šarapovad ja kes ja siis vaatan, et üks mees tuleb mulle Saaremaa kõige tundmatum mees tuleb Saaremaa Openi särgiga vastu mulle, vaatan, mis asi see on, vaatan, Saaremaa Openi särk oli see ilma varrukateta seljas ja tšau. Pildi tegid? Hea soe tunne oli. Selfie tegid ikka? No, Payas Lounge'is ei ole viisakas väga pildistada. Ja seal ei lubata. Seal on omad reeglid. Ja. Austraalia Openil oli see aasta üks ametnik või ka akrediteeringuga inimene tegi seal soendusalal mängijatega, tegi ühe selfie ja oligi päeva pealt läinud. See ei ole väga viisakas, see on see koht, kus sa tahad privaatsust ja rahulikult olla, kui sa sinna satud, sa ei lähe sinna pildistama väga, et siis on nagu, see on veits nagu selline, et no, mis sa teed siin. Aga lihtsalt mulle ei meelde see. Aga Mait, sinust eeltööd tehes eile lappasin siis, mida Google näitab, kuidas me ikka teeme tänapäeval eeltööd ja no ei leia midagi skandaalsest. No, selline eeskujulik, tore tennisemängija on selline sinu kuvand. Aga kõige skandaalsem asi, mis ma leidsin, et sa aastal 2009, kui sa said Kaia treeneriks, keeldusid korraks intervjuust. Keeldusid kommentaari andmast. See oli kõige skandaalsem seik sinu elust üldse. Sa mõtled siis kui koostöö alguses või koostöö lõpus? Koostöö alguses. Nüüd ta annab selle kommentaari ära lõpuks siis aastal 2024. Koostöö alguses? Ei no, see selleks. Ilmselt ma ei andnud sellepärast, et see asi on veel nii ametlik. See ilmselt oli läbirääkimiste käigus alles, et pigem ma arvan nii, et see on nagu ei olnud asi kindel veel. Kuidas sinust sai Kaia treener? Kaia treener sai niimoodi, et tol hetkel oli N-Bant, oli Kaia Kanepi manager. Tema tegi mulle kõne, saime kokku ja siis hakkasime asja arutama. Et kuidas nad minuni jõudsid, seda ma ei teagi. Oli sul mingi treeneri kogemus siis juba olemas? Ei olnud, siis ma tegelikult olin veel, ütleme, mängisin, aga pigem siuke võib-olla juba lõpetav mängija, aga ma ikkagi veel aktiivselt mängisin ja tegin trenni. Mis aastane sa mängid? 2010, 11? 2009 oligi põhimõtteliselt siuke viimane aasta, 2010 ma veel ka midagi proovisin ja siis hakkas puust tundma andma, siis oli juba hakkas puusa jama peale. Kui vanalt sa pidid lõpetama? Tegelikult ma ju selles mõttes Davis Cupi ma mängisin, ma nüüd ei teagi, mis see viimane aasta oli, sest kui ma läksin 2011 Pärnusse treeneriks, siis 2 aastat ma mängisin kindlasti veel Davis Cupi paarismängu, et ma hoidsin seal ennast vormis ja ma ütlesin, ma mängingi nii kaua Davis Cupi, kui ma tunnen, et mängin paaris mängus oma koha välja. Ja paar aastat mängisin kindlasti oma koha veel välja. Ja. No 2009 Kaia mängis juba VTA 1000-etel ja mitte halvasti slammidel. Kõik selle tralli tegid sina kaasa? 2009 me alustasime sügisen. Jah, aga ainukene, me läksime USA tuurile. Et selle tuuri ma tegin kaasa ja Australian Openi tuuri ja siis vahepealne periood seal novembrist kuni siis Austraalia tuurini, siis me olime seal 6 nädalat, olime Tais laagris. Et see, siuke, mis meil oli pool aastat, oli see koostöö äkki, umbes pool aastat. Oli see äge periood? Oli küll, väga äge periood. Väga õpetlik ja kogemuste rohke ja minu jaoks oli see uus asi, aga mul väga meeldis. Et on au treenida sellist pärli nagu Kaia? No muidugi, ma arvan, neid pakkumisi ei tule sul, et kui selline pakkumine tuleb, siis väga kaua ei mõtle. Aga kui mängikarjäär läbi sai, siis milline see perspektiiv oli? Mis su peas toimus, et kuhu ma siit edasi lähen? Ma ei tea, mul nagu on tennis ju eluaeg meeldinud, ma olen läbi ja lõhk spordiinimene, et loogiline käik oligi nagu jätkata tennisetreenerina ja Pärnus tehti mulle pakkumine nii-öelda, kus ma ju ise pärit olen, et siis võib-olla see loogiline jätk oligi, et kodumaale tagasi pöörduda ja tol hetkel, kui ma läksin 2011, siis oligi seal väga hea punt mängijad, kellega nagu tegelikult tegeleda. Et selles mõttes mul nagu vedas ka, kellega oli töötaja. Olid siis noored? Noored, jah. Niisugused 12-14 aastat poisid tüdrukud läbi segi, et siuke Eesti tipud ikka kõik, ütleme niimoodi. Aga oli variant ka, et jääd Tallinnasse pidama? Oli, aga ei, läksin Pärnusse.
et ma Pärnusse läksin, siis ma mõtlesin, et võtan niimoodi 1 aasta kaupa, et võib-olla on 1 aasta seal 2, siis vaatan edasi, lähen Tallinnasse, aga nüüd on aasta 2024 ja ma olen ikka seal. Tennisetreeneri kõrval oled muud tööd ka teinud vahepeal? Ei ole, aga nüüd ma hakkasin natukene kergelt kinnisvaramakleriks. Et mind on alati huvitanud, Pärnu turuga ma olen nagu väga hästi kursis. Nüüd lihtsalt, et see makleritöö on niisugune natukene teistmoodi töö. Et tundub huvitav. Praegu ma olen niisuguses õpiprotsessis, mul on koolitused, asjad läbitud ja olen õpiprotsessis, aga mulle väga meeldib. Aga kuidas see käib? Mõtled ühel päeval, et tahaks saada makleriks, kirjutad kuskile büroosse ja küsid ennast õpipoisiks? Ei, see päris, saab nii ka, aga pigem on mulle sealt ütleme, praegu ma teen Arko Varas seda, et mul on, klient on Arko Vara, ütleme siis juhatuse esimees, kes mängib muga tennist, Helver Tõkke, et ma arvan, läbi tema siis nii-öelda see pakkumine tuli ja Pärnus seal juhataja on Eiki Orav, kes siis mingi viimased 4 aastat, ma arvan, on iga 3 kuu tagant mulle helistanud, et millal sa tuled nüüd ja millal sa tuled, et siis see aasta siis sai lõpuks jaole, et oli järjepidev ja siis lõpuks õnnestus. Arko Vara käib juba in corpore tennisetrennides? No jah, seal ei päris nii ei ole, aga ikka käivad, jah. Kuidas sa kirjeldaksid Pärnu tenniseelu? Kuidas see erineb Tallinnast, Tartust? No kõige rohkem ikkagi erineb selle poolest, et seda mängijamaterjali võib-olla ei ole nii palju ja seda finantsvõimalust. Isegi kui seal võib-olla mõned mängijad oleks, kellega täna võib-olla seal midagi teha, siis tegelikult finantsvõimalust ei ole ja trenni tehakse ikkagi liiga vähe. Aga mul tundubki, et tänapäeval kuidagi see pühendumus ja need sihid võib-olla on natukene teised kui kunagi, või siis mõnikord on ka, tundub niimoodi, et arusaam sellest, mida tähendab tõsine treening, sellest on nagu väga erinev arusaam inimestel, et mõni arvab, et ta teeb tõsiselt, võib-olla minu kriteeriumid ja standardid ütlevad, et ei tee tõsiselt, et sellest on võib-olla sama asi, aga inimesed saavad erinevalt aru. Kui sa oled seal Bruguera Akadeemias trenni teinud, siis sa saad aru natuke, mida see tähendab. No ma arvan küll. Iseloomust on mõnda Bruguera Akadeemia trenni või treeningpäeva? No mingi siuke 6-tunnine päev näiteks, hommikul on 1,5 tundi tennis, enne seda on 20 minutit soendus, siis peale seda on 1,5 tundi füüsiline, siis on lõuna ja siis on jälle 2 tundi tennist ja tund või 1,5 füüsilist ja siis on venitused ja niimoodi see päev umbes tavaline ette näeb, et tööpäev. Kõik asjad on ära kaetud, füüsiline pool, taastumise pool, vigastuste ennetamise pool ja siis tööpool ja trennid olid päris intensiivsed seal ikkagi. Ja nii 7 päeva jutti? Ei. Seal oli ikkagi nii, nagu see tavarütm akadeemiates on üldreeglina, et 2 väga tihedat päeva, 1 natuke kergem, 2 väga tihedat, 1 siuke keskmine ja siis 1 puhkepäev. See on nüüd ettevalmistusperioodil, kui see võistlusperioodil oled, siis on muud asjad, aga ettevalmistusperioodil jah, üks vaba päev on alati, 1 on siuke poolik päev. Jaa, aga see ikkagi annab enam-vähem aimu, kui palju see töönädal, mitu tundi see kokku võib tulla, et see tuleb ikkagi sul kuskil, 25 tundi peaaegu, midagi sellist enam-vähem. Kui sa võtad kõik asjad kokku, siis ta tuleb 25 tundi. Nädalas, jah. Ja mõnikord ikkagi, ma arvan, see on üleüldiselt Eestis ka, et ikkagi tennist mängitakse liiga palju võib-olla mõnikord. Siukest vigastuse ohule, taastumisele ja füüsilisele pannakse võib-olla natukene vähem rõhku, kuigi võiks panna rohkem rõhku. Jah, et mängitakse nii kaua, kui vigane oled. Jah. Et ega kui sa teed seda, ega siis teistpidi sul ei ole garantiid, aga see annab sulle lihtsalt suurema tõenäosus alati õnnestuda. Ma arvan, kui sa hoolitsed oma keha eest, saad oma unerežiimi paika, toitumise paika ja teed füüsilist, siis läbi selle tegelikult paraneb see ju tennisemäng täpselt samamoodi. Aga sa mainisid, et Eestis jääb tihti natukene finantside taha, et kas see väljendub selles, et mitu trenni sa nädalas saad endale lubada? No mitte ainult see, kui sa tahad ju selles mõttes kuskile jõuda. No reisid ja asjad. Jah, sul peab olema mingi plaan või eesmärk, sa istud ju aasta lõpus maha seal, ma ei tea, novembri lõpus või midagi ja siis sa üritad mingid plaanid ja esialgu kas või pooleks aastaks, mul on vaja need turniirid mängida, mul on nii palju vaja trenne teha, mul on vaja nii spordilaagreid teha, seal mul on füsiot vaja. Et sul peab olema see eesmärk ja siis sa pead panema selle eesmärgi eelarvesse ka nii-öelda. Et sul peab olema ikkagi, kui sa seda teha ei saa, ma tahan neid asju teha, aga mul eelarve ei luba, kuidas sa siis neid eesmärke nii-öelda täitma hakkad. Tegelikult aitad sa mängijatel eelarvet koostada?
ei, Pärnus ei ole hetkel ühtegi sellist mängijat, kellel eelarvet koostada. Aga paistab sul mõni selline talendikas, kellel tulevikus võib minna sponsorid vaja? No võib-olla jah, aga hetkel on neil väga, väga noored ja väiksed. Kui väiksed? No sellised 8-9. Kuidas on nendega toimetada? No jaa, teistsugune. Uus kogemus minu jaoks. Nüüd ma olen pikalt seda teinud erinevate vanuste ja tüdrukute ja poistega, et ma arvan, ma saan juba kõigiga päris hästi hakkama. Kas rohkem on poissi või tüdrukuid? Tüdrukuid. Ongi nii? Miks see nii võib olla? Ei tea, ma arvan, et võib-olla on Kaia ja Anett selle põhjuseks äkki suure tõenäosusega. Ja nagu sa ütlesid ka, et see on nagu isegi kui sul väga andekas mängija tekib, et siis on vaja ikkagi seda keskkonda ja hea on, kui sul on veel neid seal 2-3 tükki, kes ka samamoodi on ikka üritavad, et seda ühe mängijaga on ka väga raske. Ei, no ühe mängijaga ikka väga raske, jah. Et tekiks siuke hea grupp, hea seltskond, võrdseid nii-öelda enam-enam sama vanuses. Kes üksteid pushiksid, jah. Just. Milline treener sa oled? Kuidas sa ennast kõrvalt iseloomustaksid? Range? Väga raske küsimus. Pai tegija. Et seda ma ise ei oska nüüd öelda, ma arvan. Mis on range, mis on pai tegija, võib-olla, ma ei oska öelda. Nõudlik võib-olla olen küll, jah. Nõuan nagu, ma arvan, päris palju nii endalt kui mängijatelt. Kui karm olen, ma ei oska öelda. Et ma üritan nagu asju lihtsalt hoida, et kui keegi teeb midagi hästi, siis ma kiidan, kui keegi ei tee midagi hästi või ei pinguta, siis ma laidan ka. Ja mõnikord võib-olla tavaelus ma võib-olla olen väga harva nii-öelda selline impulsiivne või selline emotsiooni täis. Olen ka, aga väljaku peal mõnikord ma arvan rohkem emotsionaalsem treenerina. Et kui keegi ei pinguta, siis ma ikkagi vahel võin päris kurjaks saada. Kas Pärnu Kalevi tenniseklubis väljakud on hommikust õhtuni täis? Jah. Sa mõtled õues nüüd? Jah. No praegu veel ei ole, kuna lapsed käivad koolis. Hommikuti on ikkagi seal vapuaegu küll, aga suvel on kindlasti hommikust õhtuni täis. Kas jääb puudu ka väljakutest? Ma arvan, et ei jää, et saab kõik ära tehtud. Oota, teil on seal sisetingimused ka olemas? Meil on sisetingimused ka, meil on seal Tammsaares tennishall ja nüüd on Pärnu Kalevi tenniseklubi ehitabki uut halli, mis on nüüd kohe-kohe valmimas sinna teisest tennishallist, mitte väga kaugele sinna Dekoora taha Suurjõe tänavale sinna. Mitu väljakut see on tulevad? 3 siseväljakut, jah. Riho on avamisel kohal, ma arvan. Ma ei tea, kui kutsutakse. Ikka lähen. Ja. Aga Riho, me ju Kalevi tenniseklubist tegime ühe saate ka. Meenuta mulle, mis turniiriga raames see nüüd oli? Ma ei mäleta praegu. Peab üles otsima. Kellega? Vaata, nimi on ka mul keele peal. Selle tenniseklubi juhatajaga äkki. Eveliniga? Jah. Aga Evelin on Pärnu kesklinna. Kesklinnas, ja, see oli Evelin, see oli kesklinna, mitte Kalevi. Ja. Sellepärast mul praegu kuidagi ei haakunud. Kaleviga ei ole, jah. On teil rivaliteet kõva kesklinnaga? Ma ei oska öelda, kuidas keegi võtab. Minul ei ole nagu rivaliteeti, et ma tegelen kõigi lastega, kui vaja on. Selles mõttes eratundi võib võtta ükskõik milline laps minult vahet ei ole millisest klubist, et minul seda ei ole, kui seal võib-olla kellelgi omavahel on, siis see on nende mure, aga minul küll ei ole midagi. Mis pilguga sa meie Eesti tipptennist vaatad? Meil on siin Mark ja Oliver ja Jelena ja kuidas sa hindad nende hetke toimetulekut ja arengut? No ma igapäevaselt kursis ei ole, ma ei näe neid igapäevaselt, et väga raske midagi kommenteerida, aga ju selles mõttes tagala on olemas täna, nagu näha poiste jaoks, seal on veel Markus Mölder on ja Ojakäär muidugi vist tundub siuke ka suht vigastatud olema viimase ajal palju. Selg on jah, et loodame, et ta paraneb kiiresti ja saab rajale ja lajal ma usun, et tal on paremad ajad veel tegelikult ees, et kui ta saab ka enda tervise korda ja mänguliselt ma usun küll, et ta jõuab sinna kõrgemasse seltskonda ka, vähemalt Jürgeni tasemel, nii-öelda rankingu poolest.
Aga tüdrukutega seis on kuidagi, on väike nii-öelda auk pärast Aneti või? Tundub nii, jah. Et kus nagu maailma järgmine teine reket on, seda mõtled? Jah, vähemalt. Jah. Et mida me ootame? Eks meil see, nagu Ain ka eelmis saates ütles, meil see Anikin on olemas, on ju. Et mis ta nüüd tegema hakkab, me ju tegelikult, noh. Kuskil on ka keegi Paškov? Paškovist ei ole ka nüüd mina väga ammu midagi kuulnud, ausalt öeldes. Jah, ma alati eelmine saade ka rääkisime, et nii noortest mängijatest nagu väga kõva häälega ei taha rääkida, et see on kõik treenerid ja hästi vaikselt, et kõik treenerid ka teavad seda, et ei taha nagu liiga kõvasti rääkida. Las mängivad, las treenivad, las võistlevad. Et pigem rahulikult ja aeg näitab just. Anname neile aega ja ei ole mõtet siin midagi nagu panna mingitesse, kes kuhu jõuab, et on päev korraga ja siis aeg elu näitab, kes kuhu jõuab. Aga välismaa tippudest, kellele sa pöialt hoiad? No meestest on Djokovic ikka minu lemmik. Miks? No mulle meeldib tema see pööndumine ja suhtumine, ma arvan, see on nagu... Pani kohe käed rinnale, risti. Ei, ma saan aru, et... Ei, täpselt sama siin ja ma absoluutselt olen selle mõttes Maiduga nõus, et sama asi just täpselt see pühendumine ja mulle meeldis, ma ei tea, kas te märkasite, Nick Kyrgios teeb nüüd podcast'e viimasel ajal päris palju ja Djokovic ütles sihukese lause Nickile. Nick, teeme nüüd niimoodi, ma annan sulle oma kava, mida mina teen, kui sa 6 kuud teed sama asja, mida mina, siis sa saad Grand Slami võitjaks, nii ütles, et unust ära, ma ei hakka kunagi neid asju tegema, mida sina teed. Ja võt see ongi tegelikult see vahe päriselt, et neid andekaid on. Aga seda, mis see mees teeb, see on absoluutselt õige jutt. Ja, noh, tal on iseloomu ka selle jaoks, ütleme, et kui sa ei saa kedagi kopida, ei tohigi kedagi kopida, nii ka inimene on erinev. Aga kui Nikile anda see sama ja ta teebki seda, siis suure tõenäoliselt on võib-olla hoopis 200, on ju. Et Demonfilis võib-olla samamoodi, nad on omamoodi tüübid, et neid nagu raamidesse panna ja midagi asja jälgim panna, ma arvan, et ei olekski võib-olla nii head, neile peabki andma seda vabadust ja võib-olla ebaprofessionaalsust mõnikord ja nad mängivadki läbi selle oma selle taseme välja, ma arvan, nemad on sellised tüübid, lihtsalt tüübid on erinevad. Aga kui see vanake Djokovic peaks ära lõpetama, siis kas uuemas generatsioonis ka mõni lemmik on? Mulle Alcaraz meeldib, Alcaraz on hea. Et ma arvan, et füüsiliselt anda teistest üle, et mõnikord et küsimus on, mis ta peast toimub, et kas ta suudab keskenduda iga kord nii palju, kui vaja. Et, peaaegu sama kiired jalad kui Maidul on Alcarazil. Jah, et ta peab ilmselt natukene küpsemaks veel saama, aga temas on, ma arvan, ikkagi see väga, väga suur potentsiaal olema. No täna ju kvalifikatsioonid French Openi algavad. Me teame Kaia esimest vastast, me teame Margi esimest vastast, Mark kohtub belglase Joris Delorega 208 ATP-s, Riho teatas. Ei ütle mulle mitte midagi, ei, kuulen esimest korda seda nime. Kui võidab, siis järgmine vastane on ilmselt Zizou Bergs, ATP 108. Ka belglane? Jah, belglane. Seda nime ma tean, jah, seda meest ma tean. Jaa. Ja Kaial ka kõige tuntum nimi vastas ei ole, Martsinko perekonnanimega. Vot. Aga hoiame pöialt Kaiale ja Margile. Mis sind täna ja sel nädalal ees ootab? Millised argipäevad? Siit sõidan koju tagasi, teen natukene tennisetööd ja siis nii ta läheb. Praegu on natukene läbisegi, on tennisetööd ja siis on seda maakleritööd ka. Maakleritöö on selles mõttes head, ma ei pea nagu kontoris istuma. Ma võin täpselt planeerida oma aega nii nagu ma saan ja tahan, et selles mõttes oli üks põhjus, miks ma ka selle töö vastu võtsin, et kui ma oleks pidanud kuskil kontoris istuma mingist ajast äänes, seda minu iseloom esiteks ei suuda istuda paigal ja ma ei ole selline inimene, aga kui ma saan ringi liikuda ja vahepealsel olla ja käia siis see on minu jaoks okei. Kas sa ise ka trenni teed või? Füüsiliselt või tennist vahest? Tennist ma mängin päris piisavalt palju, ma arvan, klientidega ja lastega ja nii edasi, aga ise teen ka ikkagi, üritan 3 korda nädalas midagi enda jaoks keskmiselt teha ja vormis hoida. Et ma arvan, et oma vanuse ja kõiki asju arvestas ma olen praegu täitsa heas konditsioonis. Mängid seenioride turniire ka või? Ei, seeniorite turniire ei mängi, kuigi küsitakse küll juba viimased 5-6 aastat, et tule mängi maailmameistrivõistlus ja Eesti turniire, aga selline mängija kulub mõneks ära kindlasti aga siiamaani veel kuidagi ei ole jõudnud siin. Augustikuus Portugali MM. Jah, pole kaugel. Kas
kas see võistlusnälg või selline, on ta kuidagi lahtunud hetkel? Või see tunne, et ei sügele väljakule tagasi niimoodi võistlema? Pigem ei, jah. Võistlusnälg on kadunud, jah. Äkki ühel hetkel? Äkki ühel hetkel, 50-sed. Ei no 41 aastat võib ju päris tipus, kui mängida. Ei, võib ikka, jah. Kui tervis korras on ja motivatsioon ja tahad mängida, siis muidugi. Aga väga tore, Mait, et sa said tulla Pärnust edasi-tagasi sõita, ei ole mingi naljaasi tänapäeval, et suur tänu. Palun. Ja meil oli põnev nagu alati, aeg lendab, kui on stuudios põnevad külalised. Aitäh sulle, Mait, aitäh kuulamast, sel nädalal algab French Open ja mine tea, äkki oleme sel nädalal Rihoga juba siin jälle laua taga, äkki neljapäeval. Tõenäoliselt, aitäh Mait! Aitäh kuulamast!